tere! Vaatame, kuidas kasutada Windows 10-ga kaasas olevat programmi fotod videode töötlemiseks ja filmiklippide loomiseks. Esmapilgul võib tunduda küll natukene imelik, et programmi nimega fotod kasutada just videotöötluseks, aga tegelikult on tegu päris võimeka programmiga ning võiksime seda lugeda järeltulijaks tagaigatsetud Movie Maker programmile. Liigume oma kausta, kus meil on valmis mõned videoklipid. Mul on siin 2 videoklippi ja teen parem kliki esimese videoklipi peale ja valin Open with ja fotod. Nüüd juhul, kui te kasutate ingliskeelset Windowsi, siis kõik need programmide nimed ja sätted ja valikud, mida me siin videos vaatame, on teil inglise keeles, aga asukoht peaks teil olema sama, nii et saate ikkagi vaadata ja jälgida ja soovi korral kaasa töötada. Avan fotod. Ning siin üleval servas näeme sellist nuppu nagu redigeerimine ja loomine. Nüüd kui ma klikin siia peale, meil antakse mitmeid erinevaid valikuid, mida me selle videoklipiga teha saame. Näiteks lihtsamatest valikutest on siin olemas trimmimine, aegluubi lisamine, videoklipist kaadrite välja salvestamine, videoklipi peale joonistamine, ruumiliste efektide lisamine ja animeeritud teksti lisamine. Nüüd keerulisem protsess on siin tekstiga video loomine, mille peale avatakse kohe eraldiseisev videode loomise vaade ja seda vaatame kõige viimasena. Et esmalt prooviksime läbi need lihtsamad variandid, ehk siis näiteks trimmimine. Ja trimmimise valiku peale avatakse meil videost uus vaade, kus on paremal ja vasakus servas ajajoone peal on sellised valged mummud, mida me saame lohistada vasakule ja paremale, ehk siis see vasakpoolne mummuke tähendab seda, et kust maalt me soovime videot käima panna, ehk näiteks alustan videot siit, ja parempoolne mummuke, kust maal me soovime oma videot lõpetada. Lõpetan video näiteks siin. Ja valin ülevalt paremast nurgast salvesta koopia. Natukene võtab aega, kuni videost salvestatakse koopia. Salvestatud koopia liigub automaatselt samasse kausta, kus teil oli originaalfail, ainult selle erinevusega, et salvestatud koopia nime lõppu lisatakse sõna trim. Vaatame, kas on olemas. Ja nagu näha, minu trimmitud video on siin täiesti olemas, lehmad 001 trim. Nüüd, kui ma soovin selle videoga edasi töötada, siis ma avan uuesti selle video, mis meil sai trimmitud ja valin näiteks siit joonistamise funktsiooni. Valin joonista ja meil on siin nüüd mitu erinevat markerit ja pliiatsit ja sulge, millega me saame joonise peale või tähendab oma video peale midagi joonistada ja valin siit videos sektsiooni, kuhu ma soovin midagi joonistada, ütleme, et selle koha peal ma soovin tähelepanu pöörata just siin kõrvade peal olevatele siltidele. Seega joonistangi siia 2 ringi ümber ja kui ma nüüd panen video käima, siis ma näen, kuidas need ringid ilmuvad ja mõne hetke pärast ka ära kaovad. Hetkel ma seda joonistust siia video peale ei salvesta ning valin lihtsalt X-ist loobu. Lisaks joonistamisele saame lisada näiteks ka ruumilisi efekte, ehk need on erinevad sellised 3D animatsioonid, mida me saame video peale panna. Vaatame, natukene võtab aega ja valin siit näiteks lõkketuli, klikin siia peale ja meie videosse lisatakse lõkketuli ja me saame seda lõkketule animatsiooni siit igatpidi pöörata ja keerata, suuremaks ja väiksemaks muuta ja ajajoone peal saame selle lõkketule animatsiooni alguspunkti ja lõpp-punkti määrata ja seda, kui pikalt ta meie videos esineb. Ehk kui ma nüüd natukene siin kerisin ja panen käima, siis millalgi nüüd ilmub siia videosse üks lõkke. Ja neid me saame lisaks muuta ka veel heli tugevust. Ja neid valmis olevaid animatsioone, 3D animatsioone siin päris mitmeid, et neid saate samuti ise vaadata ja ise valida, et mida te soovite kasutada.
ja lisaks 3D animatsioonidele saame lisada ka animeeritud teksti. Selle jaoks sellega valin menüüst animeeritud teksti, kirjutan siia teksti, mida ma soovin lisada, tahan lihtsalt öelda, et pildil on lehm ning näiteks sellises natukene kalligraafilises stiilis ja kuhu see võiks paigutatud olla, kas keskele, teistmoodi üles äärde, vasakusse serva, paremasse serva. Valin siia praegu täitsa keskele ja jällegi, kui pikalt ja kus on alguspunkt, kus on lõpp-punkt, et kuidas te ise soovite. Loobun ka praegu sellest valikust. Ning läheme nüüd selle kõige keerulisema protsessi juurde, mis iseenesest on ikkagi väga lihtne ja valin ülevalt redigeerimise ja loomise menüüst loo tekstiga video. Selle valiku peale avatakse meil täiesti uus nii-öelda vaade, kus esimese asjana me saame videole nime panna. Panen videole nimeks esimene video. Okei. Nüüd siin vaates on meil siis 3 tähtsamat ala. Projekti teek on see ala, kuhu me saame lisada kõik materjalid ja allikad, mida me soovime oma valmis videoklipis kasutada. Siin paremal pool sellest projektiteegist on niisugune eelvaateaken, kus me näeme juba seda videot, mida me oleme loonud, ning allpool ääres on süžee skeem, ehk siis siin me näeme täpselt seda videot, mida me loome, et kuidas need filmiklipid vahetuvad näiteks piltidega või tiitrikaadritega ja nii edasi. Lisan projektiteeki kõigepealt mõned materjalid juurde, et me saaksime ikkagi ühe pikema video kokku panna, ehk siis lisa ja sellest arvutist. Valin siit teise video lehmadest ja paar pilti, mida ma olen valmis pannud ja impordin kõik 3 materjali sisse. Nüüd läheme edasi süžee skeemi juurde. Nagu me näeme, meil on see esimene videoklipp siin olemas, aga me tahaksime näiteks selle videoklipi ette lisada sellist esitiitrit. Selle jaoks võime minna siia olemasoleva videoklipi peale ja vajutada nuppu lisa tiitrikaader või teise võimalusena klipi enda peal vajutada parem klikk ja valida lisa tiitrikaader. Et 2 võimalust. Valin siit lisa tiitrikaader ja nagu näha, meile lisati automaatselt sinise tausta peal olev tiitrikaader, mille pikkus on 3 sekundit. Nüüd me saame hakata selle tiitrikaadri pikkust, teksti, tausta muutma. Üks võimalusel me klikime siia tiitrikaadri peale ja valime neid sätteid siit paremalt poolt menüüst või teine võimalus, teeme tiitrikaadri peal parem kliki ja valime neid sätteid siit. Et 2 võimalust, kuidas endal mugavam on. Mina teen tavaliselt parema kliki ja valin otse siit tiitrikaadri pealt neid. Et kestus valin näiteks 5 sekundit, muuda, ehk siis tiitrikaader kestab nüüd 5 sekundit. Teise asjana valin redigeeri, valin tekst ja pealkirja asemel võiksin olla tekst lehmad. Lisaks ma saan valida, millises stiilis see tekst võiks olla. Rõõm tundub hea stiil. Ja ma saan valida, kuidas paigutus on, kas keskel, jällegi äärtes. Valin, et keskel, tekst, rõõm. Ja samamoodi ka kui pikalt see on, ma soovin, et see oleks kogu 5 sekundi ulatuses valmis. Ja nüüd meil ongi videole lisatud 5 sekundiline tiitrikaader, kus on tekst lehmad. Ja see on ka väikese animatsiooniga. Et me saame siit nüüd eelvaate aknast seda juba vaadata, kuidas see video meil välja näeb. No nii, täiesti olemas. Nüüd aga oletame, et see videoklipp, mis meil siin on 30 sekundiline, et me soovime siia video keskele lisada pilti lehmadest. Selle jaoks klikime video peale ja valime tükeldamine. Ehk siis me saame nüüd seda pulgakommi kujulist ikooni ringi lohistada täpselt selle koha peale, kust me soovime oma video 2 tükiks lõigata. Ütleme, et ma soovin seda teha selle koha peal. Ja näeme, esimese klipi pikkuseks jääb 17 sekundit ja teise klipi pikkuseks jääb 13 sekundit valmis. Ja automaatselt meile lõigati see video 2 tükiks. Ja siia keskele nüüd lehmapiltide lisamiseks võtan projektiteegist lehmade pildi ja lohistan ta siia enda videoklippide keskele. Nii. Ja nüüd jällegi ma saan valida, et kui pikalt see lehmade pilt siin ees võiks olla, et valin nüüd siit ülevalt poolt menüüst kestus, võite vajutada ikkagi ka pildi peal parema kliki ja seda sama kestust valida, aga valin praegu siit ja lisan siia käsitsi 4.
enter. Ja kestus muutus 4 sekundi peale. Nüüd me näeme, et siin pildil jäid äärtesse mustad servad ja selle jaoks mustasid servi ära kaotada, me saame valida sellise sätte nagu mustade ribade eemaldamise säte või siis öeldakse nii-öelda suuruse muutmine ja selle jaoks me saame valida siit eemalda mustad ribad. Ja automaatselt pilti suurendatakse niivõrd, et need mustad ribad kaoksid ära. Pildi peale, nagu ka tegelikult selle video peale, me saame lisada samuti teksti. Ja selle jaoks teen pildi peal parema kliki ja valin redigeeri tekst. Lisan siia võib-olla teksti näiteks 2 lehma, valin natukene teise stiili, rahustiil ja ütlen, et tahan, et see tekst oleks all ääres, 2 lehma ja võib-olla mitte kogu pikkuses, vaid sellise paari sekundi ulatuses ja et mitte kohe algaks ka, vaid tuleks natukese aja pärast. Ütlen, et valmis. Ja kui ma nüüd vaatan siit eelvaate aknast, kuidas video käib, vahepeal ilmub pilt 2 lehmast, tekst 2 lehma ja video läheb edasi. Samamoodi me saame siia soovi korral lisada teisi pilte, et lisan siia lõppu näiteks ühe pildi, me saame lisada siia teisi videoklippe, lisan siia lõppu ühe teise videoklipi, neid videoklippe lõigata, teksti lisada ja teha asju, mis meile täpselt endal meelepärased on. Klippide kiirust muuta, filtreid lisada, filtrite alt näiteks tahan mustvalgeks teha, ütlen, et valmis ja meil üks klipp mustvalge ja nii edasi, need võimalusi on päris palju. Üks oluline lisa aga veel, mis me teha tahame, on lisada oma klipile heli. Ja selle jaoks on siin programmiga kaasas taustamuusika. Ja üleval paremas nurgas on siin nupp taustamuusika ja siit me saame valida juba kaasas olevaid taustamuusikaid. Näiteks valin siit, vaatan, lõbus reis. Nüüd, kui ta heli on päris vali ja meil siin videodel on ka oma heli, siis me võib-olla ei taha, et see heli oleks nii-öelda täisvaljudusega. Ja selle jaoks võtame muusika helitugevuse natukene alla, lõbus reis ja valmis. Ja nüüd peaks olema meie videoklipile lisatud see lõbusa reisi tausta heli. On küll, aga väga vaikselt. Et võib-olla võime natukene kõvemaks panna ja vaatame nüüd. Nüüd on tellegi väga vali. Nüüd lõppu võiks veel kiiresti lisada ka veel ühe tiitrikaadri, ehk siis lõputiitrid. Ja lohistan ta siia viimaseks. Parem klikk, redigeeri, tekst. Nüüd kirjutan siia video tegi, mikk. Keskele, kino ja valmis, parem klikk, redigeeri, taust ja ütlen, et oleks hall taust. Valmis. Ehk siis lõpus on 3 sekundit, video tegi, mikk. Ja viimase asjana, mis ma tahan näidata, on kohandatud heli lisamine, ehk siis kui me soovime videole lisada võib-olla enda sisse loetud teksti. Selle jaoks ülevalt paremast nurgast valime kohandatud heli ja lisa helifail. Nüüd, kui meil seda helifaili veel valmis ei ole, siis me peame selle helifaili kõigepealt ise lindistama. Ja selle jaoks on jällegi tegelikult Windowsiga kaasas olemas täiesti hea helisalvesti, mille nimi on eesti keeles kõnesalvesti või inglise keeles voice recorder. Ja selle leidmiseks võite minna seal luubi peale, trükkida siia kohe kõnesalvesti. Ja avatakse teile diktofoni rakendus, millega me saame salvestada helisid. Teen siin praegu ühe testi. 1, 2, 3, test, lehmade video. Ja stopp. Salvestus on olemas, 5 sekundiline. Vaatan, kuhu see salvestati, teen siia parema kliki, avab faili asukoht. Läksin dokumentide ja helisalvestiste alla, kopeerin siit ülevalt aadressi riba pealt selle asukoha ning lähen tagasi enda videoprojekti, valin lisahelifail, kleebin siia selle helisalvesti asukoha, valin siit selle salvestise ja ongi tehtud salvestis. Korraks on ka vaadata, kas see ikkagi kõlab nii, nagu ma tahtsin. 1, 2, 3, test, lehmade video.
täpselt nii. Ja ma saan nüüd valida, et kuhu see heliklipp täpselt minna võiks. Ja ma tõtt soovin, et ta läheks siia päris algusesse, kus on ka pealkiri, videoprojekti pealkiri. Et siin kõlaks ka samamoodi see heliklipp, et tegu on lehmade videoga. Ja samamoodi neid heliklippe te saate teha nii palju, kui ise tahate ja lisada neid täpselt sinna, kuhu te ise õigeks peate. Valmis? Ja nüüd võiksin algusest peale korra seda videot vaadata. 1, 2, 3, test. Natukene taustamuusika heli panen vaiksemaks. Valmis. Ja vaatan uuesti. 1, 2, 3, test. No nii, tundub, et see heliklipp peab olema pikemalt, nii et see natukene ära lõigatud. Venitan siit seda lõppu natukene pikemaks, valmis ja vaatan nüüd uuesti. 1, 2, 3, test, lehmade video. No nii, täpselt nii nagu soovisin. Ja viimase asjana jääb veel teha video lõpetamine, ehk siis valime ülevalt paremast nurgast lõpeta video. Video kvaliteet loomulikult kõrge ja eksportimine. Valime asukoha, kuhu me soovime video eksportida. Ütlen, et ekspordin siia. Muudan ka nime veel võib-olla lehmade video projekt ja ekspordi. Nüüd video eksportimine võtab natukene aega ja selle aja sees tahakski teile öelda, et tegelikult siin ka selles programmis on veel päris palju võimalusi, mida ma hetkel ei vaadanud. Ja kui teil tekib küsimusi, kuidas võib-olla midagi spetsiifilisemat teha, siis võite siin samas video all jätta kommentaare või siis saata mulle e-maili. Aitäh!